Maalikunstnik Konrad Mägi on päris kindlasti Eesti rahvuslik uhkus, aga tänases kontekstis tahaks siia lisada, et käed eemale Konrad Mägist, sest täna, kui selle mehe näitus avati Londonis, avaldas ka hävitava kriitika selle maalinäituse kohta Briti kunstikriitik. Ja siinkohal peakski küsima, kes peab peeglisse vaatama, kas tõesti ammu surnud kunstnik või siis hoopis peaks palke oma silmas nägema Briti kunstikriitik. Jonathan Jones on Briti kunstikriitik ja ajaloolane, kes on õppinud Cambridge'i ülikoolis ajalugu. Ajalehele The Guardian kirjutab mees arvustusi alates 1999. aastast. Raske on hoomata, miks on mees Mägi-maalide suhtes nii vaenulik, kuid ta kirjutab. Poolel 20. sajandi alguse Eesti maalikunstniku Konrad Mägi näitusel pidin hinge tõmbama. Selle all pean silmas, et mul oli vaja hingata sisse paremat kunsti. Kartsin, et mu reaktsioonid näitusele võivad olla paigast ära. Kuidas saavad selle kunstniku värvikirjavad teosed, mis peegeldavad püantismi, kubismi ja teisi modernistlikke liikumisi nii surnud olla? Kas probleem oli minus? Ma arvan, et Konrad Mägi on Eestis kõige tuntum kunstnik üldse, et on vähe neid, kes teda ei tea. Et Eestis ei pea tõesti teda väga tutvustama, aga tegemist on rahvusvahelisemalt kõige tuntuma nimega Eesti 20. sajandi kunstis kohe kindlasti, kelle loomingut on viimastel aastatel näidatud nii Roomas, Kopenhaagenis, Helsingis ja nüüd siis Londonis. No öelge, kas sellist hävitavat kriitikat oleme me enne ka kuulnud näinud? Seda me ei ole umbes 20 aastat kuulnud ega näinud, sellepärast, et kriitikakultuur on ka ju muutumises. Kui Eestis oli veel 90-ndatel ja 0-ndatel seda laadi kriitikakultuur, kus äsati mõnuga, siis tegelikult viimased 20 aastat on kriitika muutunud nii mahedaks ja kultuurseks, et seda laadi tekste on lausa värskendav lugeda. Lugesin suure lustiga seda artiklit ja see pakkus palju nalja. Ja vaatasin selle kriitiku ka muid väljaütlemisi ja tuleb välja, et ta on selline vandalist, kes on muuhulgas öelnud, et 95% Briti kaasaegsest kunstist on mõttetu, foto ei ole kunst, või siis Tracy Emini kohta, kes on väga nimekas kunstnik ja kelle suur isiknäitus on praegu Tate Modernis, tema kohta ütles rassistlikult ühekulmuline. Nii et võrreldes sellega, mida ta muidu suust välja ajab, et see artiklik oli isegi tema kohta leebe. Jonathan Jones jätkab. Tõelise valuga naasin Mägi varajaste Norra maastike juurde. See teos, mis oli maalitud 1900. aastatel pärast Pariisi külastamist ja avangardismi avastamist, seadis paika tema tulevase juhuslike värvide ja laiguliste vormide mustri. Mägi teeb selle maitsetuks, dekoratiivseks. See on ekspressionism ilma väljenduseta. Pigem on see meile märk sellest, et me oleme täiesti õigel teel. Eesti kunst on võrdne võrdsete seas. Me oleme rahvusvahelises kunstipildis sees. Kui Guardiani ihukriitik võtab Konrad Mäe näituse arvustada, siis see tähendab seda, et tõepoolest meile ei tehta enam mitte mingisugust hinnaalandust seetõttu, et Eesti on perifeerne, pisikene Põhjamaa riik. Üks negatiivne või selline väga ülbe arvamus võib ületada meediakünnise, aga ta kindlasti, kui panna kaalukausile, ei kaalu üles kõike seda, mis me muudes Euroopa riikides oleme Konrad Mägi kohta hästi head kuulnud. Kõiki neid arvustusi, kus teda kiidetakse, publiku tähelepanu, kuraatorite, kunstiajaloolaste tähelepanu. Siia kõrvale esimese asjana meenub, et Norra Rahvusringhääling valis Mägi isiknäituse 10 aasta kõige olulisema kunstisündmuse sekka. Et selliseid inimesi, kellel on vaja midagi skandaalset öelda, neid leidub alati. Täna avaneval Konrad Mägi suurel ülevaatenäitusel on väljas rohkem kui 60 teost. Näitus jälgib Konrad Mägi teekonda kunstnikuna alates esimese tunnustuse toonud Norra maastikest kuni silmapaistvate portreedeni. Konrad Mägi näitus Talbridge'i galeriis on avatud 12. juulini.